Hei, on aeg jälle ketast testida ning oleme seekord Resvo discgolfi pargis. Vist oli, kohe kontrollin, 11. korv, pidin kontrollima igaks juhuks, et ei valetaks, aga mul on seekord katsetamiseks trail, kiirsus 10 ketas, sellepärast olengi seal 11. korvil, sellepärast et 100 meetrit korvini ja see ketas võiks idee järgi olla ideaalne selle korvi jaoks. Võrdluseks on mul Wave, kes Wave'i ketast ei ole näinud. See kindlasti minge vaadake üle, kuidas see ketas lendab. Meil on siin väikene vastutuul, mitte väga tugev, pakuks 3 meetrit sekundis või isegi 4. Aga kindlasti see mõjutab ketta lendu, nii et püüame sellega arvestada. Taaskord sai sooritusi mitmeid tehtud, aga ekraani peal hetkel näeme võrdlust Wave'i ja traili vahel. Nagu näeme, väga sarnased kettad. Aga alustame siis Wave'ist. Nagu viskest näeme, läks flatilt ilusti välja ja jäi ujuma väga kaunis lend ning lendas isegi pin-high, aga korvist mööda. Trail ei olnud nii puhas vise, aga nagu näeme, tahab lennata väga sarnaselt. Kuna tuul oli soodne, proovisin ka Heiser flippi, see vise ei tulnud kõige paremini välja, aga tegi Heiser flippi sellegi poolest. Trailiga aga tuli nii hea vise välja kogemata, et see läks lausa lühikeseks. Selleks ajaks oli tuul natuke tugevamaks läinud ja otsustasin rada vahetada ning tulin 8. rajale, kus on 93 meetrit ning tagant tuul ning proovisin Heiserit. Kõigepealt muidugi Wave'iga ning see läks natukene kõrgeks, aga muidugi onu tuli ette meil siin, aga vise oli nii hea, et maandus seal, kus ta maandus. Traili puhul tuli vise natukene tegelikult parem, aga jõudu panin oluliselt vähem ning ketas maandus selle koha peal samamoodi praktiliselt pin-high, aga natukene möödas. Siin siis maandus Wave, selle viske üle võib täitsa rahul olla. Sedasi lendabki siis trail. Järeldusi saab sellest igaüks teha, kuidas minusugune keskpärane mängija seda viskab. Heiseriga mul on paratamatult probleeme, aga pole midagi. Info saime kätte, mina sain kätte. Mulle ketast täitsa meeldib, aga üks asi, mis selle ketta puhul nagu videost välja ei paista, siis peopesast on natukene teistsugune kui Wave. Et tundub, et ta on natukene teravam kui Wave. Ma ei tea, miks Wave ilmselt on siit otsast natukene peenem, et kui ma tulen siia lähemale, panen üksteise peale, et vaatad nagu silmaga, nagu tundub kõik sama, aga tegelikult päris sama ei ole, et ta tundub käes natukene teistsugune ja vajab natukene harjumist, vähemalt minu jaoks, et olete vähemalt selle kohta kõik hoiatatud. Kas see ketas mulle teekotti leiab? 100% jah. Siis selle kollase 173,1 grammi kaaluva traili, mis on Neutron plastik ja distance driver, mida kõik üle maailma on kiitnud, saab endale ka tasuta ja saab seda kõikide Patroni liikmete vahel loosi panna, täpselt samamoodi nagu eelmises videos. Panen selle video ennem Patroni üles ja seal kommentaariumis saab juba märku anda, kes seda ketast endale tahab. Kui aga loosi enne ei ole või ei taha Patronist toetada, ei ole hullu, saad ka Tuule discgolfist väikese allahinnluse. Selle allahinnluse koodi leidmiseks mine selle video kirjeldusse ja saadki selle sealt kätte. Sellega selleks korraks ongi kõik. Loodan, et saite siit kõik vajalikke informatsiooni kätte. Mina seda sain. Tuul küll natukene häiris, aga võrdluses Wave'iga on info väga kindlasti olemas ja saamegi siit edasi liikuda. Järgmise korrani. Tšau, tšau, tšau.